No nii, nüüd me oleme Eidapere raudteejaamas. See raudtee, mis siit läheb, on lume all ja 2 kuud seal olnud. Eidaperest on saanud teatud mõttes selline mahajäetuse sümbol, Eesti maaelust lahkumise sümbol. Ja ka täna me kohtusime siin inimestega. Selles mõttes on väga positiivne, et inimesed panevad ikka vastu. Ei kavatse siit ära minna, kuigi selline transport ja kogu see elukorraldus on tehtud võimalikult raskeks. Ja siit suhteliselt lähedalt hakkab sõitma siis Rail Baltic, mis siit Vuhinal siis läbi läheb ja ümbruskaudsetest kaevandustest täidetakse seda suurt valli, mis siis Eestimaa pooleks lööb. Niimoodi see Eesti elu on, et sellised väiksed kohad unustatakse ära ja suured väga kallid asjad siis kihutavad üle ja läbi meie inimeste. Rail Balticust ma arvan, et üks hullumeelne projekt, nii nagu neid teisi meil Eestimaal on olnud, meenutame Saaremaa süvasadamat, meenutame Koidula piirijaama. Ta lõhub ära olemasoleva struktuuri, liikumise ja kahtlen väga, kus kohas tekib kaup, kui mereteed mööda vedades on odavam, kus kohas tekivad reisjad, kui paarkümmend aastat ei ole käinud Riiga mitte mingisugust reisirongi Balti riikide vahel, et kus nii imeväega äkki tekivad. Ma arvan, et sellega on kohalikku rahvast palju petetud ja väga palju lõhub ka neid üksusi, maaüksusi lõhub see ära. Eriti ei arva midagi, aga trassi suhtes võiks öelda seda, et oleks pooldanud rohkem, kui ta läheks Tallinn-Tartu liini, olemasoleva rongiliini trassi kõrvalt. Või siis teine variant oleks see olemasoleva Lelle-Pärnu liini kõrvalt. Siit on tuhanded inimesed läinud rongi peale ja tagasi oodanud rongi. Praegu ei ootas enam kedagi, kuigi siin võiks olla ka väike raamatukogu, kohvik, nostalgiline külakeskus, aga ta on tühi.